räägime teiega natuke poliitikast, kuigi ma pean ausalt ütlema, et ega see rõõmu ei valmista. Ma mäletan, et 3-4-5 aastat tagasi, kui hakkad poliitikast rääkima, tekib niisugune eufooriline tuju. Issand jumal, midagi uut, midagi huvitavat, enne olematut, nii vabalt elame, nii vabalt räägime, kõigest võime rääkida. Praegu hakkad poliitikast rääkima, inimesed kuidagi lähevad nukraks. Mõni laseb pea niimoodi norgu, ütleb, issand jälle hakkab poliitikat rääkima. Ja selle juures ma saan neist väga hästi aru, sellepärast, et alt tõmbamised ja kõik need korruptsioonid ja umbusaldused pidevad, need tüütavad inimesi ära, normaalseid inimesi tüütab see kahtlemata ära. Aga küsimus seisneb selles, et ma poleks võib-olla hakanud täna üldse sellest rääkima, aga mul on üks inimene, kes tegeleb horoskoopidega. Tähendab, kirjutab ja astroloogiaga tegeleb ja arvutab ja ütleb ette. Mulle näiteks ütles, et usu mind, tähendab, see oli, kui ma ei eksi, aprilli lõpus või mai alguses tulevad ikkagi erakorralised valimised. Ma ütlesin, kus sina seda tead? Ta ütles, et ma tean sellepärast, et Veenus aprilli lõpus on jääras. Ja kui Veenus on jääras, siis tulevad valimised. Mina hakkasin mõtlema, kurat seda teab, mina seda astroloogiat üldse ei tunne. Äkki tulebki, kui teeks äkki uue partei, praegu igaüks teeb uut parteid, eks ole, tuleb pähe, teeme partei. Praegu 2 meest tänaval ajavad juttu, 3 tuleb juurde, kui teeme partei. Ja kui teeks täitsa uue partei ja mul poisid ütlesid, et teeme näitlejate partei. Niisugust parteid pole olemas, et näitlejad on selles mõttes väga tolerantsed. No nad ei pane üksteisele lausa nüüd jalga taha. Nad tähendab, nendel on küünarnuki tunne, kuigi intriige on. Igas teatris on küllaga intriige, aga siiski raskel hetkel, siis kui inimesed hakkavad, nagu öeldakse, uppuma, siis päästetakse ikka ära. Ja selles mõttes ma siin ajasin juttu näitlejatega, paljud olid nõus. Ütlesid, eits, me tuleme hea meelega, kui partei tuleb. Ma helistasin Draamateatrisse, rääkisin Lembit Ulfsakiga. Tema on väga tore näitleja, kinonäitleja, teatrinäitleja, sümpaatne inimene. Tema ütles, tulen, eins kindlasti. See on 1 paar nädalat tagasi, nüüd helistasin eile, ütleb kahjuks ei saa. Ma ütlesin, miks ei saa? Nüüd äkki ei saa üleöö. Sellepärast ei saa, et ma hakkan nüüd 1. maist tegema uut teleseriaali. Seebi ooper tuleb ja ma mängin seal peaosa ja lepingus on ette nähtud, et teistes Seebi ooperites osaleda ei tohi. Täna on väga peenike publik, te saate kõik aru, vaat kui tore, sümpaatne, tähendab, ja partei võib ka Seebi ooper olla, kahtlemata. Mina rääkisin näiteks Priit Taimlaga, minu vana kolleeg, kellega ma nii palju estraadietendusi koos tegin, nüüdki tegime selle 12 tooli 2 peale. Ütlesin, oled sa nõus tulema meie parteisse? Ta on riigikogulane, ta ütles, oota märtsi lõpuni, siis ma võin tulla. Ma ütlesin, mis mõttes, miks ma pean ootama? Et siis saan ma eluaegse riigikogu pensioni kätte, siis võin tulla ükskõik kuu, kas või meile jahutajasse. Ütlesin Ahmetovile, teate Ahmetov, ta oli erateater, Ahmetov, miskis kasvu näitleja. Ütlesin Ahmetovile, tahad tulla meie parteisse? Ahmetov ütles, tahan. Helistas paar päeva tagasi, ütleb, ma ei saa. Ma ütlesin, miks? Ma olen mõõdukas. Kujutate nii väikest kasvu, kurat mõõdukas. No kujuta nüüd pilti, Ja vaat nii kõik hüppavad alt ära viimasel hetkel kohe. No ma pean ütlema päris ausalt, et 16 inimest meil on juba olemas, 16. Ja ma arvan, et me saame juurde. Aga küsimus on ju selles, me peame ju kiiresti ette valmistama uue valitsuse. Varivalitsus peab ju olema. Praegu valitsuste ja koalitsioonide ja parteide omavaheline võitlus käib nii äge, et mine tea, äkki valitsus lendab ööjõusel päeval. On valitsus, ei ole. Vaat siis tuleksime meie uue valitsusega kohe asemele. Teeme niisuguse asja, et me oleme siin läbi arutanud mõningad kandidaadid. Teeme nii, teie aplausiga reageerige palun. Kui teile see kandidaat tundub õigena, aplaus. Kui ei meeldi, olge vait. Ja ma saan kohe aru, kellega tuleb arvestada, kellega mitte, sest te olete ka rahvas. Te olete rahvas. Ja me iga päev räägime sellest, et rahvas otsustab kõik. Seda me rääkisime omal ajal ja seda räägime me täna. Mul jääb küll niisugune mulje, rahvas ei otsusta midagi. Otsustab 1, 2, 3, 4 poliitikut ja ongi kogu moos. See on minu isiklik arvamus. No tähendab, uus koosseis, valitsuskoosseis võiks olla selline. Meie 16-liikmeline
organisatsioon, kes me nüüd oleme, arvas, et parem kui peaminister on naine. Aitab meestest. Öeldi kohe välja, las olla naine. Ja kandidaat oli ka, öeldi, peaminister võiks olla Eve Kivi. Ja mina ütlesin, miks Eve Kivi? Nemad ütlesid sellepärast, et kivi all on vähjad peidus. No tähendab, kivi suhtes ma näen erilist reaktsiooni praegu ei ole. Väga hea, ma arvestan sellega. Mina ei olnud ka selle poolt, kuigi Eve Kivil on, ta töötab Kanal 2, on jurakas koer. Ma pole olete näinud seal, pool lõvi, pool buldokit. Kui seda võtaks ikka Toompeale kaasa, poleks turvameeskonda üldse vaja. No tähendab, okei, niuke ettepanek on Kivi peaminister. Mulle ei meeldi teie reaktsioon, teie reageering, aga kes võiks olla, nüüd kui hakkame mõtlema, kes võiks olla, ütleme, siseminister. Mõtlesime tükk aega ja tuli ettepanek Draamateatri näitleja Tõnu Kark. Tugev, jõuline ja 2 aastat, aitäh, ja 2 aastat Noorsooteatris mängis Stalinit. Kargi poolt on kõik. Okei, aitäh. Siseminister, see on väga tähtis mees riigis, tähendab, meil on siseminister juba olemas, peaministriga võib veel oodata. Nõnda, siseminister on olemas, nüüd vaatame, kes võiks olla haridusminister. Ja siin oli ettepanek, haridusminister võiks olla Ines Aru. Üks moment, ma põhjendan, miks Ines Aru. Sellepärast, et haridusministeerium on 2 viimast aastat töötanud Aruta. Aru sobib, okei, Aru sobib. Nii, kes võiks olla põllumajandusminister? Mõtlesime tükk aega ja keegi tegi ettepaneku, et põllumajandusminister võiks olla Draamateatri näitleja Dan Põldroos. Ilus nimi, Põldroos. See on see sama näitleja, kes Vigla shows teeb mind järele. Ta teeb muide mind järele paremini, kui ma ise teen. Kui tema hääl tuleb telkarist, mul kodus koerga hakkab haukuma otse kohe. Naine ütleb, mis sa kurat jälle tahad. Vaat Põldroos, kujuta ette, kui see sõidaks nüüd põllu peale, hakkaks minu häälega karjuma. Jumal, niisuke moonisaak oleks, et riik õitseks. Nii et Põldroos sobib. Okei. Kes võiks olla rahandusminister? See on küllaltki vastutusrikas kokk. Rahandusminister. Mõtlesime tükk aega ja keegi tegi ettepaneku, et võiks olla Kalju Kiisk. Tema on esiteks kõige vanem riigikogulane. See on see sama, Kiiska tunnetu muidugi, see on see sama Johannes. Õnne 13, see, kes minuga joob pidevalt. Ma olen seal ka nagu lollakas, ma joon seal hommikust õhtuni, kurat. Ma ütlesin nüüd Kasele, et enam ma ei tule. Ma pole elus niisugust juuti näinud, kes nii palju joob, kurat. Järgmises seerias ma pidin kainestusmajja sattuma. Vaat see sama Kalju Kiisk võiks olla rahandusminister ja ma põhjendan, miks. Sellepärast, et tema on ainuke mees meil Eestimaal, kes mäletab peale sõjaaegset rahareformi ja tolleaegset pensioni. Nüüd tekib küsimus, kes võiks olla justiitsminister. See on väga vastutusrikas koht. Justiitsminister, kohtud, värgid, asjad. Jummal, see on väga vastutusrikas. Tead, mõtlesime tükk aega ja tulime järeldusele, et võiks olla Urmas Ott, sest nii nagu tema pinnib ja näppe väänab, kurat ei vääna mitte keegi. Nõus. Väga hea. Vaat, ja nüüd on väga problemaatiline minister, väga problemaatiline. Ütlen kohe miks, sellepärast, et me peame koos teiega valima kultuuriministri. Näitlejaskond on niivõrd tihedalt seotud, eks ole, kultuuriga. Tükk aega mõtlesime, arutasime, pooled ütlesid, et võiks olla Jaak Allik, jääda. Ma saan teie vaikusest aru praegu. Aga teised ütlesid, et las kultuuriminister olla Tartu mees, et Linnart Priimägi. Üks proua, et see ei sobi, ma ütlesin, miks ei sobi? Ma käisin näitusel, tal on liiga pisike. Pisike võimalus ministriks saada, mis te mõtlesite, proua? Oi jumal. Tähendab,
Priimägi võiks olla kultuurminister. Vaat 5 aasta pärast on presidendi valimised. Me peame ju ettepaneku tegema, kes võiks olla presidendi kandidaat. Ja siis oli üksmeelne otsus. See võiks olla Vanalinna stuudio näitleja Egon Nutter. Nutter seisab alati sel ajal lava taga ja kuulab. Talle meeldib, kui plaksutatakse. Tal on suured kogemused ka, ta on 2 aastat juba parodeerinud meie presidenti ja on ilusti teinud seda. Üldkokkuvõttes peab ütlema. Kuigi ma pean ütlema, et 5 aasta pärast on juba Egon Nutter niisuguses eas, et Eesti rahvas ei oskagi enam vahet teha. Nii et ma näen, te olete nõus. Okei, kirjutage avaldus, sest te võite ka olla selles parteis, palun. Ega meil ei ole piiranguid. Kirjutage avaldus, pange sinna ümbrikusse veel üht kui teist. See on praegu moes. Pannakse ja üldse keegi teist nägu. Ja nagu Heinz Valk ütleb, me võidame nagunii. Mul oli õhtulust Mati Talviku saade televisioonis. See on nagu otsesaade ja mind kutsuti stuudiosse. Mati pani mu istuma, tere Eino, tere. Kuule, viimasel ajal Õhtulehe veergudel oled sa väga palju kirjutanud sellest, et üürnike ja omanike vahel need vahekorrad ei ole sulle nagu südamelähedased. Et kas sa isiklikult elad eramajas või riigimajas? Ma ütlesin, mina elan eramajas. Mina elan Koti tänaval. Maja 11, minu vastas on just maja 17, on kuulus firma Sanitas. Muuseas, seal müüakse väga odavalt WC-potte. 500 krooni tükk, tähendab, firmal on telefon 445859, faksi number 6967. Talvik kuidagi vaatas mulle niimoodi imelikult otsa, ütles, soo. Ma ütlesin, jah. No vaat, ja tähendab, küsimus on selles, et minul isiklikult on väga hea vahekord meie peremehega. Me saame hästi läbi. Aga räägitakse, et riiud on ja kaklused on ja skandaalid. Küsib Talvik, ma ütlesin, vaata, nendega on skandaalid ja kaklused, kes on sealt kaugelt tulnud. No ma mõtlen need peremehed, kes nüüd ärkasid üle öö, et nad on peremehed ja nüüd tulevad Rootsist ja Ameerikast, Austraaliast. Aga need, kes on siin eluaeg elanud, nad on nii harjunud meie mentaliteediga ja meie elustiiliga, et nendega saadakse hästi läbi. Nii et sina saad hästi läbi, küsib Talvik. Ma ütlesin, mina saan hästi läbi. Mul on suurepärane omanik, mul on Tartu arst, tema tegi hiljuti remondimajas ja pani uue katuse ja keskkütte torustik on kõik vahetatud, meil on soe. Just praegu vahetatakse meil WC-potte. Odavalt saime firmat Sanitas. See asub Koti tänaval maja 11. Telefon on 445846. Faks on 6869. Talvik kuidagi vaatas mind väga terase pilguga ja ma nägin, et ta silm hakkas kuidagi niimoodi vilkuma. Siis vaatas tükk aega ja ütles, kuule, räägime millestki muust. Ma ütlesin, räägime millestki muust. Ma käisin hiljuti vaatamas teie uut etendust 12 tooli Sakala vanas poliitharidusmajas, seal kus te mängite. Ilus, kena, sümpaatne etendus, ilusti tehtud, aga mind pani imestama see interjöör, mis seal all foajees on. Ma ütlesin, mis mõttes? No teil on seal väga ilus riiete hoid tammepuust, teil on imeilus põrand, inkrusteeritud marmorist. Ma ütlesin, no muidugi, kullamees, mis sa mõtlesid, et nüüd teatril on nii palju raha, et me tegime ise selle või? Naljamees. President maksis kinni, sellepärast, et vanasti oli siin ju presidendi vastuvõturuum, meie saali vastas on ju otse tema vastuvõturuum. Nüüd võtab ta Estonias vastu, sellepärast, et külalisi on üle 800. Aga esimesed aastad oli ikka siin vastuvõtt. Meil on tõesti väga ilus soe põrand ja me võime isegi palju jalu käia talvel. WC-s käisid või? Ei, WC-s pole käinud. Mine vaata, uued WC-potid firmalt Sanitas. Odavalt saime 500 krooni tükk. Firma muide asub Koti tänaval maja 11. Telefon 445859, faks 6869. Talvik kuidagi läks väga tõsiseks ja ütles, kuule Heinz, mul on sulle üks palve. Räägime millestki muust. Ma ütlesin, räägime millestki muust. Oleneb, mis sind huvitab. Ta vaatas tükk aega mind ja siis ütles, räägime loomingust. Hakkad midagi uut ka tegema. Ma ütlesin, jah,
alles nüüd lõpetasin 12 tooli ja juba proovid käivad uue Eesti komöödiaga. Üks Eesti autor kirjutas suurepärase komöödia. Selle komöödia nii-öelda peategelane on üks mafiooso. Asi on selles, et firma Sanitas, kus odavalt müüakse WC-potte, toob Itaaliast pidevalt kaupa konteineritega. Ja sinna konteineritesse on ära peidetud narkootikumid. Politsei nabib nad kinni, suur skandaal, aga pärast lõppude lõpuks firma saab ikka loa ja müüb neid WC-potte edasi. Koti tänav maja 11, telefon 4458 59, faks 6869. Talvik kurat läks värisema. Kuule, ma palun sind, Eits, ma palun sind, ole nüüd kallis mees, mul pole seda WC-reklaami vaja. Ja küsimus oli järgmine selline, mis oli hoopis teisest valdkonnast. Ju siis ta mõtles, et no nüüd küll enam WC-pottidest rääkida ei saa. Ütleme, Eins, kuidas sulle tundub? Kas Eestis peab olema palgaline armee või ei pea? Ma ütlesin, kindlasti peab. Kindlasti peab. Aeg on küps. Ma käisin poiste juures praegu kasarmus esinemas. Issand jumal, missugused tingimused. Ega see pole Nõukogude armee. Jumal söök. Poisid söövad nagu restoranis. Voodid on Soomest. Kapil on Rootsist. Püssid on Iisraelist. Ainuke, mis on Eestis ostetud, on WC-potid. Firmalt Sanitas, sellepärast ostetigi, et odavalt sai, kurat 500 krooni tükk, sa kujuta ette, ja firma asub ligidal, Koti tänav 11, telefon 4458 46, faks 6968, kurat Talvik läks näos siniseks, raeliseks, hakkas lausa värisema, lõdisema, ütles, ei, ma palun, ole nüüd täitsa poiss, jäta need WC-potid. Ja esitas mulle äkki niisuguse küsimuse, et tõepoolest, WC-pottidest rääkida oleks võimatu. Vaatas mulle otsa, ütles, ei no ütle mulle ausalt, oled sa elus armastanud? Ma ütlesin, no mis küsimus on, issand jumal, ma olen varsti 70, mis sa siis mõtled? Ma pole kunagi elus armastanud või? Mul oli esimene suur armastus siis, kui ma olin 23 aastane. Ma abiellusin, naine oli 20. Elasime 7 aastat. Läksime lahku. Armusin teist kordselt. Elan siiamaani, nüüd juba 37 aastat. Aga vaatan, nädal aega tagasi armusin 3. korda. Lähen mööda Viru tänavat ja mulle tuleb vastu üks neiu. Oi jumal, missugune neiu, tead, fantastika, pikk sifakas, blondid juuksed, helesinised silmad, jalad kasvavad otse siit. Vaatas mind kuidagi niimoodi naeratusega. Mina tegin talle silma, tema mulle vastu. Mina mõtlesin endamisi, nüüd peaks küll rääkima. Pisut juttu jooksin talle järele. Tema läks kõpa. Läks mööda Viru tänavat, sealt keeras Müürimäe tänavasse ja sealt Koti tänavale ja jäi seisma maja ette, kus on firma Sanitas. Seal, kus odavalt müüakse WC-potte. Aitab kurat! Karjus Talvik, aitab pottidest! Saade on läbi, ei surunud kätt, ei öelnud aitäh. Ei rääkinud minuga pärast pool aastat juttu, aga sel õhtul tulen koju, vaatan minu maja ees seisab suur veomasin ja poisid tassivad minu korterisse WC-potte. Naine ütleb, kuule, mis nüüd lahti on? Meil on koridoris juba 12 WC-potti. Mina helistasin koolivennale. Tema ütleb, aitäh, Heino, suured tänud. Vaat see oli reklaam. Ma tänan sind, aga ma ju ütlesin sulle, sularaha mul ei ole, ma maksan Naturas.